Tere, ma ei tea, hakkaks jooma või? Tere, see on siuke lugu, tere. Lauljas nüüd su südant võita võib, las mina proovin siis ka. Kui see meie jaoks on õige nüüd. Tule, Tartu inimesed teavad, vanasti oli Tartus tule illukas iga kolmapäev. Iga kolmapäev. Club Illusion, retropidu tule. Need olid päevad ja need olid ajad, mis jäävad igavesti meelde, kurat. Kõigepealt tõmbad klubi taga, iga mees tõmbab lauduri näkku, tõmbab ära. Sest raha ei ole, et sees juua, vaata, kõik on vaesed poisid, kurat. Mingi maakad ju, vaata. Tõmbad lauduri näkku ära, tura. Lähed sisse, paned seal mingi ats, tura. Need olid normid ajad. Mingi hetk keerati perse need peod. Seal hakati mingit sitta muusikat laskma, mingi retropidu ja siis tuli mingi Ants tuli sinna plaati keerutama, pani mingi piu, mingi täielikku sitta lihtsalt. Mingi total solki lasi. Siis ma lõpetasin käimise ära, ma kunagi käisin kogu aeg iga kolmapäev, tere, panin normid mingi raisk. Järgmine päev lendasid kooli, mingi sittagi aru ei saanud, mingi haisid viina järgi, sest ma ei tea, magasid kuskil sõbra juures, vaata, sest ei jõudnud koju, sest mingi oksendasid mingi kuradi, ma ei tea, takso täis, vaata. See oli normaalne teema, raisk. Laup ka sama suur kui kodaral või? No ta on vaata, teate miks naiste rahvastel see laup vaata niimoodi nagu vaata, kui naisel on suur laup, siis sa saad aru, et tal on mingi vihane mees, vaata. Tirib patsi kogu aeg, vaata. Siis tal see nagu juukseliin nagu niimoodi iga korraga, kui nikku tehakse, vaata, siis see sentimeetri võrra juukseliin, vaata, tõmbab taha poole lihtsalt. Ja sealt tulebki välja, et kodaral on naisega mingid omamoodi dielat, et mis ma oskan öelda. Nalja teed või? Kui naisel pikk laup, siis lennuki maandumiskoht või? Sea puts. Ma ei viitsi teisi mängida. Ma ei tea, teisi on nii igav minu meelest. Mis nagu mind Daisy juures kõige rohkem nagu eemale peletab või nagu miks mina seda ei viitsi mängida. Me vahepeal mängisime seda, mingi paar nädalat. Mingi, mis ta võis olla, mingi kevadel äkki. Ja miks mina nagu seda mängu enam mängida ei viitsinud oli sellepärast, et seal ei ole nagu endgame'i. See on nagu, selles mõttes on see täiesti mõttetu mäng. Sul ei ole endgame'i, sul ei ole mingit nagu asja, kuhu nagu jõuda, vaata. Olukord on selline, et spoonid kuskil sita augus oma mingi, ma ei tea, kätega, siis sa mingi jooksed ringi, jõuad kuskile majja, lambist saad majast mingi relva endale, siis jooksed järgmisesse majja, tõmbad endale luuti peale, vaata, ja oletame, et sa oled suutnud ennast fulli ära luutida. Oledki mingi hull varustus, vaata. Aga mis sa edasi teed? Okei, siis leiad mingi katkise auto, mõtled, et see oleks äge, siis ma saan, leiad selle katkise auto, on ju. Nii, vahet ei ole, kas sa nagu teed selle auto korda või ei tee. Kuhu sa selle autoga edasi lähed? Mis sa selle autoga peale hakkad? Mis sa siis teed? Sõidad selle autoga, kui sa sõidad ringi sellega, mis see nagu mõte selle juures on? Nagu see on täiesti kasutu ju. See on täiesti kasutu tegevus. Sul ei ole mitte mingeid leveleid, sa ei saa ennast mitte mingit pidi arendada. Täiesti kasutu mäng. Ja siis kui sa peaksid seal, oletame, et sa mingi paned selle auto kokku, on ju, sõidadki seal ringi, on ju, tuleb mingi fight ja isegi kui sa nagu selle teise mängija ära tapad, siis sa saad talt mida sa saad talt? Saad süüa ja juua. Ja siis sa mingi sööd seal ja jood vett ja siis hüppad oma autosse ja mis sa edasi teed? Sõidad jälle sihitult ringi, sest sul ei ole tegevust, vaata. See on täiesti mõttetu mäng minu meelest. Seal ei ole endgame'i, see on täiesti kasutu. Kui me räägime Tarkovist, esiteks need kaks mängu on täiesti erinevad mängud, neid ei saa tegelikkuses mitte mingit pidi võrrelda. Aga kui me nüüd tahame neid kahte mängu võrrelda, siis Tarkovil on level-süsteem, seal on nagu see, et sul on alati mille poole püüelda, sellepärast et see mäng on nii fucking aeglane
ja teistpidi on see, et sa kogu aeg keerid ennast üles, vaata. Mis asi see nüüd on? Hell let loose, mis asja sa mulle nüüd kinkisid eest, mis asi see on?